see kõlas küll imeliku häälega. Aga alustan täna jälle videot kodus. Plaan on siis siuke, et läheb garaaži ja teeb paar asja Bemmiga ja siis proovib selle tagatiiva külge saada. Ei tea, ma loodan, et saab ka. Jah, aga enne kui me hakkame garaaži poole liikuma, siis ma vahepeal 2 pakki kohale jõudnud. Siin peal on kirjas Boss Kit ja siin on kirjas Handbrake. Et vaatame, mis siin sees on ja siis hakkame garaaži poole liikuma. Davai! Nii, kuna 3-eurised Circle'i kohvid on kalliks läinud ja liiga palju raha on Bemmi alla läinud ja Circle K otsustas mind mitte sponsoreerida, onju. Mitte, et ma tegelikult oleks küsinud üldse või tahtnud või midagi, onju. Siis peab leppima kohvidega, mis lahustuvate kohvidega. Ehk mis siis lahustuvad. Kõik sõnad lähevad sassi. See on päris rõve tegelikult, kui aus olla. Aga kuna ma lasin oma kohvimasina õhku otseses mõttes, siis peab sellega leppima. Kuum raisk. Rõve ka. Nii, mis mul vaja on? Teeme siis Boss Kiti ennem lahti. Ma mudin seda, nuga vaja. Ja terav nuga on. No vaat, ilusti lõikas kohe läbi. Siin sees on siis täpselt see, mis ma arvasin. See on siis rooli vahetükk. See käib siis sinna vahele, et saaks sportrooli panna. Kõige parem on see, et rool hilineb miski pärast, ehk ma ei saa seda veel niipea külge panna. Aga ma arvan, et kes siin kauem on vaadanud või kes siin autodest teab midagi, siis siuke see on. Siit läheb, see läheb niimoodi rooli otsa, siia läheb polt sisse ja siis siia läheb rool külge. Igatahes tundub, et kõik on olemas, võib rahule jääda, kvaliteet on siuke. Nii, sellega sai ühele poole, siis see on palju huvitavam asi. Vaatame nüüd, mis. Siuke ta siis on. Täpselt sama, mis mul eelmisel oli, lihtsalt et veits teistsuguse värvi komboga. Siuke ta on. Ma ei tea, miks ma võtsin sinise, aga ma mõtlesin, et see on hea idee. Töötab sama kergelt kui eelmine, täpselt sama sugune. Vaatame need lähemalt üle ja siis liigub garaaži poole. Davai! Nii, ma jõudsin garaaži juurde ja kuna mul eriti aega ei ole, siis ma ei viitsi autot praegu sisse ajada. Võtan selle tagatiiva, proovin korraks ja siis lähme ruttu rauapoodi ja vaatame, kas leiab mingid asjad, millega see kinni panna. Okei, enam-vähem on paigas. Nüüd tuleb lihtsalt kiirelt rauapoest läbi käia ja vaadata, kas leiab midagi. Ostsin neete, et kapoti kinnitused kinni panna ja siis 2 erinevad mingid nurgikud. Maksid 15 senti tüks, ma igaks juhuks võtsin erinevad, sest ma ei tea, kummad sobivad. Ma arvasin, et paneks suuremad, aga samas mõtlesin, et väiksemad jäävad paremad. Garaažid peaks musta värvi ka olema, tõmbaks need mustaks. Ja läheme siis garaaži tagasi. No nii, ma jõudsin garaaži tagasi. Vaatame, kas saab selle ahjuga huugama panna, siis tõmbame Bemmi lumest puhtaks, ajame selle siia sisse ja proovime seda tiiba külge saada. Let's go! Kuidas geeniused ahju põlema panevad VD40-ga.
rehv oli tühi. Ja liiga kaua aega läks just sellega. Kuradi õhtu joob kätte juba, ma pole veel alustanudki. Davai, hakkab pihta. Lõpuks on see risu siin sees. Kõigest mingi tund aega läks aega. Ahi mõnusasti siis kütab, veits soe on, kõige soojem ei ole. Nüüd tuleb tagant siis, nii raske oli, ma ei tea. Tagant tuleb see pagassi luuk tuleb siis lumest puhtaks tõmmata ja hakkame siis tiiband stallima. Davai, vaatame kuidas see jääb. Nii, hakkame ilusti siia ära, võtsin midagi, millega puhtaks teha. Kuidagi nii ta siia siis jääb. Tuleb see õige koht välja mõelda. Siia tahan ei pane, ma arvan, ma panen keskele. Peaaegu valmis ta ongi. Siuke ta siis jääb. Eks ta niimoodi pool kõvalt on siin kinni praegu. Aga minu arust ei hüppus keskele ja päris kõva nüüd välja tegelikult ausalt. Kinnitused ise on siis siuksed. Veits häirib, et need aukudega on, aga noh, siuksed need on. See on siis tagumine, see on esimene. Natuke porno näeb välja, aga noh, savi ju. Minu leiutatud ikkagi. Ma ei olegi mingi professionaal. Ja nagu ma ütlesin, tõmbab värvi peale ja läheb. Ja valmis ta ongi. Aega läks, aga asja sai. Loodan, ma ei tea, minu arust teeb päris lahe välja. Aga noh, vaadake üle siis. Siuke ta jäi. Võtsin üles aga vea, miks see kuradi rehv tühjaks läks. Midagi on igatahes rehvis ja see tuleb korda teha. No jah, hakkab pihta. Esimest korda küll tegin siukest asja, aga tundub, et õnnestus. Rehv peab õhku nüüd. Aga jah, paame alla tagasi. Ülekäimisega juhtus väike õnnetus ka. Tiib läks veits kõveraks. Oi, ikka juhtub. Üritad sõõrikuid teha ja jääd lambist kinni. Hästi läheb. Igatahes siia ma kinni vist jäängi. Aga tänaseks on kõik. Ma loodan, et teile meeldis see video. Ma loodan, et te vaatate edasi mu videoid. Kui teile midagi meeldinud, kirjutage alla kommentaaridesse, mis teile ei meeldinud. Kui teile meeldis, kirjutage, jätke thumbs up. Ja nagu ikka, like, share, subscribe. Ja näeme fucking järgmine kord.